näitleja ja inimene, kes meid on väga palju teatrilaval inspireerinud, sisustab meie lühikese inspiratsioonipausi teemaga Milleks mulle kultuur? Palun! Tervist! Oi. Teil on vist kõhud päris tühjad juba, on ju? Et see lõuna seal püssirohu keldris on ka valmis. Kuulsin juba oma salajasest siit lähedasest infost. Aga mind paluti täna rääkima teemal Milleks mulle kultuur? Mõtlesin selle üle, olen nüüd siin teie ees, aga ma siis püüan siis mitte väga pikalt teha. Kui täiskasvanud inimesele esitatakse selline küsimus, siis ta muidugi mõtleb kõigepealt pikalt järele, et mis üldse on kultuur. Ja ütlen ausalt, vaatasin kogu oma elukaart, oma igapäevaseid toiminguid ja ega ma väga palju olukordi, mis ei oleks kultuur, ma ei leidnud. Mõtlesin, midagi nii füsioloogilist nagu söömine. Söömine ise, see on tõesti inimese veel looma olemusest tuleb meiega tänapäeva kaasa, aga kõik see, mida me sööme, kas või leib, see on ju kultuur. Mõtlesin edasi, uni, magamine. See tõesti, kui sa paned silmad kinni ja jääd juba magama, siis see on nii vana, et see on, loomad ka magavad. Aga kõik, mis on selle ümber, lina kasvatus, voodi, see meie tuba, kus ma olen, see kõik on ju kultuur. Ja läksin edasi ja siis leidsin, et üks väheseid olukordi, mis ei ole kultuur, on see hetk, kui inimene kasutab siis tõesti oma vaistu. Ja kui ta kõnnib mööda tänavat ja tunneb, et sisemine hääl ütleb talle, et pista jooksu, ta pistab jooksu, järgmisel hetkel kukub, katuselt telliskivi talle pähe. Et see oli ainus asi, mis mul pähe tuli, et see ei ole kultuur. Eks kui teil tuleb veel midagi pähe, siis võib mulle öelda või võib edasi mõelda siit. Kindlasti on, ega ma ei arva, et mul on see mõttelõng ja mõttekaar nüüd siin kõike hõlmav. Ja mõtlesin siis selle üle, mis on kultuur. Ja minu pähe tuli selline veidi pateetiline lause, et kultuur on hinge kodu. Vanadest aegadest juba inimesed, mismoodi nad inimloomad, mis nad ütlevad, mis eristab meid loomadest. Et see kõige rohkem on, ilmselt see sõna ongi hing. See nähtamatu, see, mis meil on, see, mida me ka nüüd lõpuni ei saa ära kirjeldada, see on hing. Ja mul on tunne, et hing otsib endale alati kodu. Et kui Jürgi inimesed oma koobast tegid või juba märgistasid ära, et see on minu oma, see ei ole mitte. Et see selline territooriumi märgistamine, kodu loomine, mina kui ema ja praegu olen väga selles rollis oma elus kõige, see on minu elus esikohal, see ema roll, et see tundus mulle väga õige olevat. Ja mis juhtub olendiga, kui tal ei ole kodu? Loomadega me teame, mis juhtub, kui need kodu ära võtta, siis kas hukkub üks isend, kui võtta ära väga suur hulk maa-ala, inimesed on väga palju seda teinud, siis hukkub terve populatsioon. Ja mulle tundub, et see on hingega üpris samamoodi, et kui tal kodu ei ole, siis ta saab lihtsalt hukka. Ta saab lihtsalt hukka ja öeldaksegi, et läks raisku, läks hukka või nagu me kevadest teame, kuidas see vana julkküri ütles, et kui madalale võib inimlaps langeda, kui ta oma hinge eest hoolt ei kanna. Ja kultuur on kõik see, mis aitab tal seda teha. Siis tuli mulle meelde üks vestlus, mis toimus aastaid tagasi, kui nüüd jõuda muusika juurde. Muusika on ka kultuuri väga-väga olemuslik osa. Üks mu hea sõber, kes ise sel hetkel eluperioodil tegeles palju muusikaga ja me olime tema sünnipäeval, see oli tema bändikaaslasi, küsis siis oma sõprade käest, et mis teie ütlete, mis on kõige tähtsam kunstiliik, kõige esimene kunstiliik, kõige mõjuvõimsam, kõige suurem. Ja järjest tuli vastus muusika. Üks ütleb muusika, teine ütleb muusika. Kusjuures minu meelest on siin ka üks inimene, kes oli selle vestluse juures. Ta teeb praegu pilti, Kulpa on ka siin. Ja minu sõber Kristiina tuli minu juurde ja küsis, et kuule, mis sina ütled, et sina ju töötad ju teatris, et mis sa ütled? Mina ütlen, et muusika. Ta ütleb, kuidas muusika, et teater, kas ei ole siis teater, et teater on ju väga kõike hõlmav, et ta seob sõna, seob kujutavat kunsti, seob muusikat samamoodi. Aga siis ma ütlesin teile, et ei, et minu meelest mitte, et mis on muusika mõjuvõim. Muusika on, ta mõjub enne sõna, ta mõjub enne pilti.
muusika tekitab sõna, muusika võib tekitada pildi inimese peas, aga ta on enne kohal. Ja mõnes mõttes on muusika, elava muusika esitus ja teater, oma erialast mõtlen, väga sarnased, et nad on olemas ainult selle esitamise hetkel. Et teater ilma näitlejate laval sel hetkel ja publikute saalis on ainult hunnik dekoratsioone, mingeid riideid, Krimmi karpe kuskil tagaruumis. Teater iseenesest ei ole ilma esitajata, ta ei ole elus. Ja sama muusikaga. See, et ta tänapäeval on võimalik konserveerida ja ta on nagu olemas, et ta on elus ainult sellel esitamise hetkel. Ja mulle tundubki, et sellisena on ta üks kõige võimsamaid kohti või kõige võimsamaid inimhinge, inimese vaimu. See ongi kõige suurem ruum, mida inimese hing saab endale koduks luua. Et see ongi see, et ta on endale kodu loonud ja muusikas kodu loonud. Et see on selline natuke võib-olla suurelt öeldud. Ja mis on sel juhul, kui ma ise olen õpetajate laps ja ma olen ka ise õpetanud nüüd eelkõige teatriõpetust, aga oma nooremas eas, kui sa oled õpetajate laps väikeses maakoolis, siis juhtub seda alatasa, et mitte alatasa, aga mitu korda aastas ikka, et emal on vaja kuhugi sõita, mõnele konverentsile näiteks, ja siis ta ütleb, kuule, et tule anna minu eest need paar tundi ära. Nii et ma olen lapsest saadik ikkagi ka väikseid lapsi õpetanud ja neil tunde andnud. Ja mis see õpetaja siis teeb? Kõige vanamoodsamalt öeldes õpetaja ju haribki hinge, eks? Et see on selline see hingeharidus. Ja mis selle hinge harimisega on natuke sedamoodi nagu see ematöö, et see on nähtamatu, keegi ei näe seda. Et kas sellest siis tuleb midagi välja või ei tule, kui laps õpeb matemaatika ära või ükskõik mille või millegi käsitöö ära, siis sellel on konkreetne tulem. Aga see, et kas ta hing sai siis suurem, leidis endale kodu, et see, aga ma ise arvan, et see on peaaegu kõige suuremaid töid, mida saab siin elus ette võtta, et avardada hinge, harida hinge. Et ega sealt, ma arvan, et ühe inimese elutööks sellest täitsa piisab, et väga palju rohkem ei ole. Vaat niimoodi, ma ei oska. Et sellele küsimusele vastus, milleks mulle kultuur, ongi lihtsalt, et kultuur on hinge kodu, ma otsin seda, ma loon seda. Ja ma arvan, et muusika on üks kõige võimsamaid, kõige mõjuvõimsamaid vahendeid, kuidas seda hinge avardada, kuidas sellele hingele kodu luua. Ma arvan, et igaüks saab sellest aru, et see taipamine muusikat kuulates on nii vahetu. Kas see on minu oma, kas ma tunnen ennast hästi, kui sa vaatad maali seina, sa võid jääda mõtlema või kirjandusteose või ükskõik mille üle, aga muusika ta on nii vahetu. Ja üks asi veel, et kui ma juba nii vanadesse aegadesse tagasi läksin, siis iseenesest heli ja hääl ja muusika, mis on ju kõik kokku üks ja sama, kõik saab sealt alguse, et eks ta on üks inimese kõige ürgsemaid saatjaid. Ma mäletan, et ma olin teismeline tüdruk ja olime isaga, jäime vihma kätte. Olime maal väljas ja siis läksime kuhugi rääst alla ja vihma sadas, selline soe mõnus suvine vihm oli. Ja siis mu isa ütleb äkki, et see on vist üks kõige vanemaid hääli maakeral. Ma mõtlesin, jäin mõtlema ja see tuleb mul aeg-ajalt meelde suure tugeva vihmasajuga. See on tõesti, ma arvan, üks kõige vanemaid hääli maakeral. Ja sellepärast inimene, kui ta seda kuulama jääb, et heli, et sealt saab kõik, ma loodan, et te saate sellest mõttekaarest aru, et heli ta mõjub nii vahetult, et ta on midagi nii väga ürgset, see, mis on nagu kogu aeg olnud, ta puudutab sinus. Või siis, kui nüüd sügisel kured ära lähevad, ka see on ju ka samamoodi muusika, et ta puudutab midagi nii vana sinus. Ma arvan, et hea muusika, et ta teebki seda, et ta puudutab meie kõige laiemalt, meie kõige ürgsemaid, ka kõige kaasaegsemaid, ka igasugune muusika puudutab kogu inimest, kogu inimese hinge. Nii et see on väga suur asi, millega te tegelete. Aitäh!